Nii esimese kui ka teise jalaväebrigaadi struktuuriüksustest toimub alates juuli algusest uute ajateenijate väljaõppe sõduri baaskursusel uuendatud vormis. Uue õppekava järgi kestab üksikvõitleja põhioskuste omandamine varasema 10 nädala asemel 7 nädalat, mille jooksul õpivad sõdurid tundma teenistusrelva, orienteeruma maastikul, tegutsema väliharjutustel ning omandavad esmaabivõtteid, teadmisi kaitseväelisest käitumisest ning kaitseväeteenistust reguleerivatest õigusaktidest. Kursuse lõpus sooritavad sõdurid, nagu ka varem, sõdurieksamid ning läbivad lõpurännaku, mida jäävad aga meenutama värskelt uuenenud sõduri baaskursuse läbinud ajateenijad ise. Ikka laskmised, laskeharjutused ja välilaagrid on niisugused lahedad kohad. Ikka saad metsas ööbida ja erinevaid harjutusi teha. Õpib, sealt tuleb ka hästi palju uut informatsiooni siis väljaõppest. Kindlasti on see parandanud distsipliini ja kuulekust selles suhtes, et siin ilma selleta väga ei saa. Kindlasti on ta muutnud nagu sportlikumaks, sest et siin nagu füüsiline vorm on üpris tähtis ja seda tuleb iga võimalikul hetkel parandada. Distsipliini on tulnud palju juurde ja üldse enesehindamist siis. Ma olen suuteline ikka palju rohkemaks, kui ma ennem arvasin. Ajateenijate vanemad hindavad sõduri baaskursuse jooksul nende poegade ja tütarde isiksustes toimuvaid muutusi positiivseteks. Väga täpselt teab, mida ta tahab. Ta on siin läbi mõelnud oma plaanid, ilmselt tulevikuplaanid. Kuidagi mõtted on selginenud, korrastunud ja võib-olla see korrastus ja kord ongi see, mida võib-olla üks sõjavägi siis noormehele annab ja see on ju hästi tore, kui noormees tuleb koju ja näiteks tema tubagi on korras. Ka see on väike asi, aga väga suure tähendusega. Edasiselt teenistuselt ootavad sõdurid eelkõige huvitava väljaõppe jätkumist, kas siis esialgu ajateenijana või hiljem koguni tegevväelasena. Ise ma lähen õhutõrjesse, kuna mind see teema huvitab ja loodan sealt saada ka uut ja huvitavat väljaõpet. Soov oleks tegevväelaseks jääda, sest et see kogu siin, et see on väga huvitav ja pakub tegevust. Ajateenistus on kasulik nii Eesti riigile kui ka siinsetele inimestele. Hea meel on näha, kuidas noormehest sirgub mees, kuidas oma põhimõtted on üle vaadatud ja selginenud, kuidas distsipliin on noormehest sisse tulnud. Eks selline sisemise korra loomine ja mis siis hiljem juba siis reservis kindlasti talle kasu toob, on nii mõlemale poolele hea, nii riigile kui vanematele. Ja me näeme, et Eestimaa on kaitstud.